my god, ma just avastasin, et ma olen nii palju kaalust alla võtnud. Olin mingi paar kuud tagasi 65. Vau. Tere hommikust. Täna siis hakkas uus nädal. Minu sünnipäeva nädal. Mu õde andis mulle väikse nipi, et ma peaks kohe kaamerasse vaatama. Muidu ma enne vaatasin ennast, aga see on väga raske, aga proovime. Kell on praegu 5:30 hommikul, ma ärkasin üles, räigelt külm on. Mul on täiega ärevus sees, sellepärast et täna hakkas minu paastu väljakutse, et alati sellised tegemised, need on ülivinged, aga need on väga stressirohked. Ma teen seda ise 100% kaasa. Kell on alles nii vähe, aga minu esimene toidukord on kell 9. Nii et ma tegin endale praegu teed ja hakkan kodu koristama ja chillin. Aga jah, ma võtan siis teid uuesti oma nädalaga kaasa. See tuleb väga epic ja lahe nädal. Let's go! Minu emme tehtud kruus. Teate, mis ma avastasin või? Igas minu vlogis on laua peal lilled. Ma käin küüntes ja ripsmetes. Vaatame, kas see nädal ka küüned ripsmed. Ma hetkel ei ole Apple Watchi kandnud mitu nädalat, aga nüüd, kuna väljakutse hakkas, siis ma panen selle uuesti peale, et ma saaksin sammud täis. Kuna ma tegelikult olen nii palju kaalu nagu kaotanud, siis ma ei teagi, kas ma väljakutsega tahaks üldse veel rohkem seda alla võtta, aga võib-olla natuke kuivemaks võiks proovida, äkki tuleb six-packi ka välja. Ma arvan, et ma olen sellepärast nii palju kaalu kaotanud, et ma ei ole jõusaalis käinud nagu peaaegu 6 aega nüüd normaalselt. Ma olen seal mingi väga kergeid trenne teinud, kuna mul oli see seljavigastus, nüüd on juba palju parem. Kui jõutrenni nagu jätad vähemaks või siis ei tee seda nii intensiivselt enam, siis keha hoiab ka nagu palju vähem vett. Lihased ei valuta, ei ole nagu põletikus, et see on väga suur võimalus. Mul on esimene väljakutse meil välja saadetud, kus ma soovin kõikidele edu. Kell on alles 7 ja mul on põhimõtteliselt kõik päeva ülesanded juba tehtud. Tänane päev ongi siis siuke, kus mul on vaja trenni minna. Mul on üks personaaltrenn ja õhtul hakkab mentorlus, business boost, ärimentorlus Katriiniga koos ja ma saaks enda äri rohkem kasvatada, arendada. Nii et täna on mega mõnus päev tulemas. Ostsin eelmine nädal uue käekoti. Unboxing. Siin shoppamas. Tegelikult siin ei ole nii palju asju, siin on ainult üks asi. Tada! Ma ostsin koti. Mul tegelikult oli ammu juba musta kotti vaja, aga ma ei leidnud ühtegi, mis mulle meeldis nii väga. Ma tahtsin alguses päris nahast, aga need päris nahast olid kõik nii väiksed. Nii et selline nunnu. Ma tahtsin just sellist, mis läheb mul üle õla. Ja siia mahub mul läpakas ideaalselt sisse. Nii et new bag. Ma tulin shoppama. Tavaliselt ma löön ennast ikkagi lill, kui ma linnas käin, aga võt. Täna on siis nii. See moment, kui sa oled terve päev ilma meigita, aga teed meigi, et jõuksi minna. Ma olen nüüd jõusaaliks valmis. Ma ostsin ka Ülemistest uued kõrvarõngad. Very cutesy. Ja ma proovin ka trenni filmida, mida ma olen mitu nädalat edasi lükanud. Sest ma tunnen, et nagu minu jaoks, kui ma vaatan Instagramis nagu teiste contenti ja nad filmivad oma trenne nagu hästi palju, siis minu jaoks on nagu nii igav lihtsalt. Nii et ma ei ole seda ise väga teinud, aga ma proovin vahelduseks. Ma olen jõuksiks valmis, aga nagu palun öelge mulle, miks ma lähen palju fancy'malt jõusaali kui linna või kuhu iganes. Oh my god, nagu ma pean teiega midagi koomilist jagama lihtsalt, saate aru. Mul on 3 päeva jooksul minuga tulnud rääkima 3 erinevat meesterahvast. Ja nagu praegu ka, kui ma olin jõuksis, ma tegin nagu trenni rahulikult ja siis üks kutt tuleb minu juurde, oli nagu hi, I just had to say you're so fucking beautiful. Ja siis ma nagu wow, aitäh, thank you very much. Nagu rääkisin inglise keeles. Ja siis me nagu natuke rääkisime edasi ja siis ta küsis, et where are you from? Ja ma ütlesin, yeah, I'm from Estonia, I'm pure Estonian. Ja siis ta oli nagu, ma oskan ka eesti keelt. Siis ma nagu, what? Nagu kõik arvad, et mul on välismaalane. See on nagu nii funny lihtsalt. Aga that happened. Siis paar päeva tagasi ka Levieri kohvikus minuga tuli 2 meesterahvast rääkima. See oli nii naljakas. Aga ma ei tea. Aga also trenn on tehtud. I feel great. Ma olen nüüd hakanud räigelt venitamist tegema. Ülimõnus venitasin ära. Ja nüüd ma tulin Rocca al Mare keskusesse.
Mul on vaja parassi osta ja ma vaatan paari poodi ka. Tere hommikust! Hakkan siin süüa tegema. Mul on vaja teha meal prep kaasa. Nüüd on 3 klienti. Kiire soliring, kuna ma oma sünnaks tahan ikka nagu pruun olla. Mina võtan Solariumis alati teepäikse 12 minutit ja kus on kollagen ka, et mina ei käi kiirpäevituses, sellepärast et see on nagu mitu korda hullem. Aga ja ma käin niimoodi mingi 1 korra iga 2 või 3 nädala tagant ainult. Rips mõttes käidud. Ma teen autos kiire näksi. Ülihea keto snäkk, need tšugase juustukrõtsud. Ülihea. Aga ma leidsin oma kotist snäkk. Andsin viimase personaaltrenni täna. Väga fun oli. Ja nüüd ma söön oma kohupiima selle kreemi ära ja siis ma lähen füsio juurde. Ja peale seda tuubi hakkab mul siis see paast. Kell on praegu 2 läbi 13 minutit. Ja siis järgmine kord saan süüa homme hommikul kell 8 või 9. Very nice. Going very well. Mul ei ole üldse söögiisu. Ja ma armastan paastamist nagu. It's amazing. Ma soovitan kõigile soojalt. See on parim viis, kuidas ennetada erinevaid haigusi, terviseprobleeme ja mul on ka mõni klient, kes teeb seda just selle eesmärgiga, et näiteks kui nende peres või suguvõsas on hästi palju vähkkasvajaid ja nagu haiguseid, siis nad teevad seda ajalist paastamist, et oma keha tervena hoida. Ehk siis see on siuke kehapuhastusviis. Jõudsin koju füsio juurest. Sain teada, et mu skolioos ei olegi tekkinud, vaid see mul sünnist saati. Nii et sellega on hästi, et ma ei ole ennast nagu nii hullusti vigastanud. Tere hommikust! No tegelikult ei ole enam hommik, lõuna on. Kolmapäev on, kell on 11, aga mul oli kell 7 hommikul klient ja ma olin nii väsinud. Ma tulin koju tagasi ja läksin magama. Ja võt sellepärast ma arvastangi ettevõtlust, et kui sul on vaja, siis saad lihtsalt puhata mõnikord. See kulus väga ära, aga nüüd ma võtan ennast kokku ja alustan oma päevaga. Mu aju nagu absoluutselt ei tööta täna. Ma pidin tegema paar toitumiskava, aga ma lihtsalt ei suutnud. Ja ma tegin lihtsalt väljakutse jaoks ühe uue lehe, kuhu tulevad lisamaterjalid. Ja vastasin klientidele. Nüüd ma lähen rokka, mul on vaja osta süüa, majapidamis asju. Asjad ostetud, jõudsin koju, aga kui ma olin rokas, Epp Kärsin kirjutas mulle, et kutsus mind kinno. Mulle kahjuks ei sobinud see kuupäev, aga ta on ka minu väljakutsel, mis on nagu nii lahe. Oh my god, nagu nii lahe, kui on märgatud, siuke äge tunne kohe sees. Ma hakkan sünnipäeva prepivits tegema, ma panen fake tanni täna peale, natuke chillin ja siis mul tulevad vanemad korraks külla. See erinevus. Isa aitas mul lambi panna. Nüüd algas siis siuke business boost mentorlus. Tere hommikust ma näitan oma imelist vormi praegu, mille üle ma olen väga uhke. No ma panin fake tanni peale eile. Kohe vorm on palju parem. Oh my god, kui ilusad küüned, that's insane. Ma käisin siis Boiko juures, Boiko Nails, Valeria. Ja see on nii naljakas, ma nagu nii palju olen kuulnud, et issand jumal, et on nii kallis ja lalala, et ma maksin talle siis 90 eurot, siis eemalduse täieliku uue paigalduse eest. Aga tegelikult naised, kui te mõtlete niimoodi, et ma maksin 90 eurot ja meil läks 3 tundi, see on 30 euri tunnis, aga mina küsin personaaltrenni eest näiteks ju 50 euri tunnis, siis tegelikult see ei ole üldse kallis ja kvaliteet on mega. Ma teen oma kogukonna liikmete lemmikut retsepti, milleks on parmesani kana. Aga ma teile väga täpselt detaile ei ütle, sellepärast et kui te soovite, siis selle jaoks te saate liituda Indara lehel ainult retseptidega. Before ja after.
Ma panin just 3 kanatükki peeneks. Ja nüüd hakkab minu paastu aken, ma käin pesus, chillin ja siis on Netflixi õhtu, sellepärast et homme on mu sünnipäev. Ja ma lihtsalt puhkan selleks välja ja naudin elu. Veel lisaks mul on homme photoshoot, nii et ma pean täna outfitid valmis valima. Very exciting. Tere hommikust! Ma pakin asju photoshootiks. Just andsin ühe personaaltrenni ja Kersti tõi mulle lilli. Nii kõik asjad on pakitud shooti jaoks, võtan lilled kaasa ja nüüd ma lähen meiki. Meiki aeg. Hello. Oh my god, who is she? Hello. Me. This is the photographer. Hello. Ma tulin Indarras särkidele järgi, väga fresh, et kui keegi soovib trükki, siis oma kujustus. Oh yeah. Nüüd me liigume restorani, mu emme võttis meid ilusti peale ja Miina on ka siin. Just, ma olen küll väga närvis, aga ma tean, et see tuleb väga äge õhtu. Ma elan enda girl dreami praegu, sest need lilli on lihtsalt nii palju, et nagu fun. Meil on juba söödud, aga saad aru, kõik Indara naised tellisid endale lihtsalt mingi lihatükid või mingid kalad või steigid. Näm-näm. Kahjuks Angela pidi pettuma, ta tellis blue, aga tuli medium well done. Vaesekene. Ma vaatan, kes see kokk on seal. Ongi, lähme peksame läbi. Ei ole siis midagi. Palju õnne, kallis Indra! Palju õnne! Ai, kus luba? Kes? Minna juurde täna, möödas salajasi teid, võtta kasuta mind ära. Tere hommikust, ma just ärkasin üles. Meil oli väga räige pidu eile. Oli onju? Nad räägivad iseenda eest, ma arvan. Ja me kell 4 jõudsime koju ja ainult close friendsides näeb eilselt lollusi. Crazy, lihtsalt vaadake ka palju. Insane. Ma teen teile oma kinkide unboxingut. Vaatame, mis ma sain. Mingid asjad ma olen avanud, mingid ma ei ole. Gold Time'i kinkekaardi. 50 eurot. Oh yeah! Ma olen täiesti sucker for ehted. Nii et ma täiega, see on mega hea kink nagu. Ulaka kaunitari kinkekaardi. Ülihea kink taaskord. Ja siis, siin on veel kinkekaarte. Nii, Katie Beauty 100-eurine kinkekaart. Ma ei ole kunagi käinud seal, ma ei ole temast isegi kuulnud, aga Makeup and Hair. Love it, love it. Nii, partner kinkekaart, ehk siis ma saan Ilus, Selveris, kus veel Delice'is kaubamajas kasutada. Kinkekaart. Angela tõi mulle alcohol-free organic sparkling drink. Väga nunnu, vaadaks, see on nagu very sparkling. Küünal. Oh my god, see lõhnab nii hästi. Siuke äge käuru. Kõrvarõngad. Mul isegi ei ole sinist kõrvarõnga asja. Very cutesy. Väga nunnud kiviga. Siis ühes karbis oli selline asi, sprei juustele ja ma absoluutselt armastan nende tooteid. Ma kasutan nende balsamit kogu aeg ja see just sai mul otsa. Ja see on siis juustesse jäätav spreibalsam. Ja see on nagu nii õigel ajal, sellepärast ma just mõtlesin eile selle peale, et mul on vaja osta. Ja nüüd ma sain selle sünnipäevaks. Amazing, amazing. Ühes pakis oli veel kaasas maskid. Siis siin on champagne. Kulub ära. Ja siin raha. 500 eurot. See on tegelikult mu vanemate poolt kingitus, kuna ma palusin, et nad siis sünnipäevaks maksaksid mu hambaarsti arve.
ja kuna ma lasen panna nüüd kapped, et hambad sirgeks saada ja siis veel valgendada neid veel ja ma käisin just soodapesus, et need tegelikult on mul väga sirged, aga lihtsalt see üks esimene hammas natukene häirib mind, et siis ma lasen need öökapped panna, et need nagu täielikult sirgeks saada. Sõin veel šokolaadikesi. Ma sõin need ära täna hommikul. Not sorry. Ja siis ma sain veel 1 kilo hakkliha Angelalt. Päris hea. Ja tema paki põhjas olid sellised beebid. Ma ei tea, mis see tähendab. Võib-olla ta annab mulle märku, et neil on beebide aeg nüüd. Mul oli just Kanal 2-ga videokõne. Et nad helistasid mulle, kuna mind valiti välja siis... Nii et vaatame, mis saab. Tere hommikust! Pühapäev on. Täna on väga chill päev. Ei, tegelikult ei ole. Ja mul kohe hakkab beebis üks trenn. Ja siis ma pean perega sünnipäeva. Ja siis mul on tantsutrennis. Tegelikult on ikka mitu asju, aga minu jaoks nagu pühapäeva vibe on siuke hullult chill. Ja ma ikka ei jõua ära imetleda oma lilli. It's a warm up. Puugipuhe, vaata, tal on õnneks lühikesed karvad, et siis ta ei paista. Nii ma tunnen, et ma olen tegelikult ikka natuke väsinud oma sünnipäevast ja ma ei hakka võrgitrenni minema, aga ma lähen shoppama. Outfit, roosad Jordanid. Ma tegin oma carnivore pankooke, nagu te näete, või kõrbes räigelt ära, aga siin on toorjuust ja muna ja siin on vahukoor tumeda šokolaadiga. See oligi minu tore nädalake, ma lähen nüüd munadele järgi ja minu päev ongi läbi ja suur aitäh, kui sa siia video lõpuni vastu pidasid. Kaunist päeva!